Kaugel piparkoogimaal, mitme metsa ja mäe taga elas üks väike piparkoogitüdruk. Ta armastas hirmsasti piparkooke teha ja kella 3 tavaliselt olid piparkoogid valmis. Ta helistas kella, mis tal käes oli ja ümberkaudu tulid loomad ja sõbrad kokku piparkooke maitsma. Ahi oli tal kogu aeg soe. Tihti tuldi niisamagi tema juurde sooja ja samal ajal sai süüa. Aga see ahi oli üsna huvitav ja imelik, sest selle ahju korstnast ei tulnudki suitsu, vaid sedakaudu käis hoopis jõuluvana piparkooke söömas. Piparkoogi maja aedaga oli tehtud soolakringlitest ja seal peal ei olnudki tegelikult lumi, vaid hoopis suhkruglasuur. See maitses kitsedele, eriti sellele 3-jalgsele. Ja nii nad seal elavad siiamaani sõbralikult koos ja söövad piparkooke soojas toas sooja ahjupaistel. Jõuluvana käib ikka korste kaudu piparkooke söömas ja kell ööb.